Ei, ma arvan, inimeste tunnetus on erinev, keegi armastab musta ja tahab seda musta ja soliidset ja see on tema jaoks võt see šikk ja näiteks, et see ongi välja elamine ja niimoodi ta saab asjadest aru ja see on suurepärane. Ja ikkagi me ju kõik teame, et loomariigis on kõik erinevad liigid ja nii ka inimesed on nagu nii erinevaid sorti, eks. Ja seega me ei pea olema nii sarnased, kui sa räägid sellest, et rohkem julgustada, et teised ka tuleksid välja ja nii edasi. No kõigepealt ma ütlen seda, ma ei ole alati elanud niimoodi ja ma pole alati ennast niimoodi kogenud, aga kui sa harjutad nagu iga asjaga, eks ju, kui sa praktiseerid enda armastamist praktiliselt põhimõtteliselt, et kui sa lubad kuulata oma ilusaid mõtteid ja teha seda, mida sinu süda ja hing soovib ja leida need trennid ja suhelda nende inimestega, käia nendel kontserditel ja nendel etendustel ja seal Tallinn Fashion Weekil eredalt. Kui sa seda tahad, siis kindlasti tee seda, sellepärast, et võib-olla teist võimalust ei tule. Me ju teame seda. Naiste jutud. Armsad naistejutude sõbrad, täna me räägime kannapöördest elus. Kõlab hirmuäratavalt ja tõsi on see, et väga suur osa inimesi kannatab välja ükskõik kui ebamugava situatsiooni, sest nad ei julge kannapööret teha. Ja mida aasta edasi, seda vähem meil julgust on ja seda enam väärivad austust need, kes on teinud selle suure muutuse elus juba küpses eas. Mina olen Kristiina Järoodes, mul on külas naine, kes täppi pealt sellise asja tegi, keeras oma elu pea peale ja leidis ennast palju paremast kohast. Tere tulemast stuudiosse mustridisainer Rita Assar. Tervist, aitäh kutsumast. Ja me saime tuttavaks niimoodi, et Rita on väga ere kuju ja kui ta kusagil käib seltskonnas, no sa võid vaadata seal 100 inimest, aga sa märkad Ritat. Kust sa võtad selle julguse silma paista? Ma arvan, et see on loomupärane, on tegelikult täiesti aus vastus ja see, et vanusega tegelikult sa saad rohkem aru, kes sa oled ja sa julged rohkem välja elada. Vähemalt selline on olnud minu teekond. Et kui ma veel panganduses töötasin, siis ma mäletan, et mulle öeldi ka, et sul on nii palju mustreid seljas või nagu, et sa oled, ütleme nii naiselikult riides, aga kindlasti ka omapäraselt ma käisin riides. Nii et see julgus tuleb seest, see tuleb sellest, et ma armastan värve ja võib-olla eelmises elus olin ma hispaanlanna. Ja sa näed üsna hispaanlanna moodi välja ka. Aga lähme selle kannapöörde loo juurde kohe siis. Sa oled oma elualal tegelikult edukas ja oleksid võinud olla täiesti rahul. Aga kust siis hakkas see sisemine tõuge või see lugu peale, et ma olen tegelikult vales kohas? Tead, ma arvan, et see ei olnud isegi see tunne, et ma olen vales kohas, kuivõrd, et sa tunned, et sa tahad midagi rohkemat ja sa tunned ära, et ühesõnaga, et sa tahad areneda uues suunas. Ja minu jaoks olid need soodustingimused seatud sedasi, et ma olin ootamas oma teist last, tütart. Enne seda mul oli poeg ja tüdrukud ikka minu arust mõjutavad emasid ja naisi niimoodi, et nad avardavad seda naiselikkuse energiat ja annavad julgust rohkem võib-olla kuulata oma südame häält. Et tegelikult peale oma esimese poja sündi ma juba ka hakkasin natukene joonistama ja niimoodi nagu ennast, ma ei tea, kas otsima, aga vähemalt tegelema ka loominguga. Aga siis peale tütre sündi või juba enne tütre sündi tegelikult ma käisin Eesti fotograafia kursustel ja fotograafia tegelikult tõmbas mind juba ammu, et fotograafia on minu absoluutne armastus, ma tegelikult olen ka fotograaf. Et see oli võib-olla selline esimene loominguline valdkond, kus ma ennast realiseerisin, aga siis need soodsad tingimused nagu rasedus, koju jäämine. Sina ütled soodsad tingimused, mõni ütleb, elu oli juba niigi raske. Ootasin last, kandsin 12 kilo lisakaalu, siis tuli beebi. No sina ütled, elu andis soodsad tingimused. No see sõltub vaatenurgast ikka ju. Muidugi oleneb see vaatenurgast, aga ma ei valeta ka, kui ma niimoodi ütlen. Ma ütlen ausalt sellepärast, et minu jaoks oli see suur rõõm ja üldse laste saamine oli minu jaoks alati vabadus ja suur rõõm ja isegi need magamata ööd ja kõik, et see oli minu jaoks nagu käkitegu, et mul oli nagu muid raskusi võib-olla. Aga jah, et tüdruku
ootuses ma tundsin, ta transformeeris mind juba rasedana täielikult, et mul tuli nii palju rohkem julgust. Ja siis ma läksin ka keraamikakursusele Triinu Maide Saafini juurde ja seal ma töötasin veel pangas ja käisin keraamikakursusel ja siis ma tundsin, et vau, et ma näen, et see loominguline tegevus ja siia ma ütlen kõrvale, et ma pole kunagi käinud kunstikoolis omal ajal, eks ju. Ma vaatasin, et see on selline tegevus, kus sa lood midagi ja see energeetiliselt täidab sind. Ehk selles mõttes, et võib-olla võrreldes, ma ei tea, kas kontoritööga, loomulikult seal võib-olla mingi Exceli tabeli täitmise ja ma sain ka mingi rahulduse, eks ju. Aga siin oli midagi hoopis muud, et ma tundsin, et tekib mingi uus tsükkel ja läbi selle keraamika ja käelise tegevuse ma sain võib-olla sellist esimest maandatust ja ma sain seda, mida ma ei kogenud tegelikult noorena võib-olla, nii et ma tegin nagu sükst kompensatsiooni pisut hiljem oma elus. Ja see oli hästi tõene ja tore, nii et jah, ikkagi need suhteliselt tingimused nagu lapsehoolduspuhkus, siis ka keraamikaga ma tegelesin veel kodus ja viisin need kodus valmistatud vormid kuuma ahju, et ühesõnaga püüdsin igat pidi nagu sellega hakkama saada, et kui ma isegi koha peal seal ei käinud ja tead sa, mulle tundub ikkagi, see on nõks ikkagi seda, mina ütlen, me räägime siin lõvikuningannast, kes tegi suure kannapöörde ja ma ikkagi ütlen, et see tohutu julgus ikkagi tuli sinu enda, sest ei olnud seal mingid, see tingimused võib-olla olid selle jaoks ka okei, aga usu, tingimusi on meil kõigil igasuguseid ja paljuski sõltub vaatenurgast, kui soodsad nad on, aga teha otsus, hakata tegema elus midagi täiesti muud. No see ei ole kerge otsus. Kristiina, aitäh. Tead, aga siia juurde ma ütlen, et tead, kui ma seda kõike kirjeldasin, ma üldse ei välista seda samat osa, et see julgus on tohutu suur nagu tegur, eks ju, või selles mõttes loomulikult see tuleb ka julgusest. Aga minu jaoks see julgus oli võib-olla selline nagu gradual, ehk selline nagu astmeline ja tasapisi tänu sellele, et mul tekkis see ruum, eks ole, vaata, kui naine jääb koju, siis tegelikult tal tekib ruum mõelda oma elu üle, mõelda midagi ümber, teha teistmoodi ja näha ennast uues rollis, eks ju. Ja selles mõttes ma absoluutselt teadlikult, saades oma teise lapse kätte, ma teadsin, et ma hakkan nautima seda aega. Ma nagu teadsin täiega, nii et ma nautisingi ja selles mõttes, et esimese aasta lõpuks mul oli juba oma fotoleht ja ma tegelesin fotograafiaga, ma tegin nagu Viksil, tegin selle kodulehe ise, eks ole, ja ma nautisin igat hetke, igat seda õhtut, kui ma hiljem istusin ja nagu ühesõnaga töötlesin pilte ja kõik see oli nagu joovastav, ütleme nii. Eks sa siis joovastus, sa ei kogenud seda varem oma elus või? Ei saa öelda, et ma ei kogenud, aga ma kogesin seda kontsentreeritud kujul ja nüüd oli nagu mingi tohutu vabadus käes minu jaoks. Milline su elu oli ennem? Väga hea küsimus. Ta oli normaalne. Normaalne, aga see on see, et enamus inimesi ju on treenitud, ma ei ütle, kas see tuleb meist endast või ühiskonnast või ajaloost või hirmust, aga levinud mõtlemine on see hea, et nii läks, hoia seda, mis sul on, muidu võetakse seegi ära, kust ma ikka parema saan ja me lepime igasuguste situatsioonidega lihtsalt sellepärast, et midagi mul ju on ja teeme head nägu, isegi kui sisetunne ei ole kõige parem. Jah, neid olukordi on väga erinevaid ja oleneb, kui suured kannatused sul võib-olla tekivad juba selles olukorras, et kas sa oled valmis midagi muutma või mitte. Võib-olla natuke siis mineviku kohta, et tegelikult ma lõpetasin majanduse aastal 1997, Tartu majandusteaduskonna ja läksin õppima Tallinna Tehnikaülikooli, siis magistriõppesse lõpetasin ka selle. Nii et ma tegin nagu sellist tublit trafaretset, eks ole, seda õppe ja ma ei tea siis töökarjääri. Et ma töötasin nii toredastes kohtades nagu LHV. Sa ei pea kõiki panku isegi nimetama, aga põhimõtteliselt pangandussektoris karjäär ilusti läks alt üles, palganumbrid muudkui kasvasid. Kasvasid järk-järgult, ütleme nii, siis kui sa vahetasid tööd tegelikult ja kui sulle anti uus võimalus, aga seal oli ka päris palju loomulikult pingeid, sellepärast et kui on nagu suured projektid, tuhanded või vahest ka miljonid krediiti, et ühesõnaga, et see vastutus võis olla väga-väga suur. Ja selles suhtes, et mul vedas, ma arvan, et esimeste töökohtadega me päris kiiresti lipsasin võib-olla ühest töökohast teise, kus juures see näitab ka võib-olla minu natuuri, mitte et ma ei ole, mitte et see tähendab, et ma olen nii kärsitu, kuigi ka seda võib-olla on, aga ma võib-olla tajusin ära, et okei, siit ma sain, nüüd ma lähen nagu teise kohta ja siis ma läksin nagu uude töökohta ja siis õppisin seal ja liikusin edasi, vaatasin, mis mulle nagu sobib. Ehk siis sa siuke, kes tooli hoiab, pole kunagi olnud, sa tahad areneda kogu aeg. Selles osas on see tõesti niimoodi jälle täna ma saan öelda, sest ma nagu olen näinud oma seda nagu arengut juba päris pikalt, et siis ma näen tõesti, et mind hästi
ühesõnaga mind inspireerib, mind tõmbab areng, mind inspireerivad inimesed, kes on huvitavad, kes on mitmekesised, kes tegelevad mitmete aladega ja surfavad nii-öelda kogu selle elulainetel, jah. Kusjuures see on hästi hea väljend, et mõnikord me nagu käsitleme nagu elu selliste võimaluste jadana, kus üks uks avab ainult korraks ja üks võimalus on ainult korraks ja me peame, me võtame nagu väike sihukese paanikafiltriga.